päev ja täna algas siis uus Big Week. Ehk siis ma 2 nädalat pole tegelikult mitte midagi vloginud. Kuidagi tundsin, et iga päev on suht sama, et ega midagi põnevat ei toimu ja tegelikult mul oli hästi palju tegemisi selles mõttes, et arvutis väga palju tööd. Täiendasin enda retsepti kogumikku, panin üles, siis sai valmis minu Ninja Creami jäätise retsepti raamat, mille üle ma olen väga uhke, et seal raamatus on lausa 20 erinevat maitset, aga ma viimasel hetkel mõtlesin, et kuna kõik ei taha kasutada valgupulbreid, siis ma teen igast maitsest ka valgupulbrite versiooni, ehk siis kokku on raamatus 40 retsepti. Ja seda on juba omajagu ostetud. Ja programmiga alustasin, elustiili programmiga ja sellega tegelenud, et kuidagi nagu ei ole mahti olnud seda kaamerat kätte võtta ja oma tegemisi filmida. Pluss trennid on olnud siuksed so-so, ma teen nad ära, aga ega nagu väga mingit energiat ei ole, et lähengi saali, tahaks nagu ruttu ära teha selle trenni. Et nii ta on kulgenud, aga ootamatult on siis jälle nädal enne võistlusi. Nädalavahetusel on siis FitLab Cup ja mina võistlen siis pühapäeval. Ja põnevil, et täna hommikul oli jälle uus madalkaal, et kaalusin siis 58 täpselt ning seda ma natukene eile aimasin, et see tuleb, sest et mul oli eile väga halb olla jälle, et jällegi selline pearinglus, väsimus, ärritusin kergesti, tujud kõikusid üles alla ja kuidagi nii nagu vastik oli olla lihtsalt. Tegelikult mul täna ka on nagu, ma lihtsalt ainult tõretseksin, ainult oleksin siuke pahur ja turtsuv ja aga samas on see ka naljakas sellepärast, et ma tean, et mitte mingit põhjust ei ole mul, kõik on nagu iseenesest hästi, aga lihtsalt mingid hormoonid vist möllavad ja mitte midagi teha ei ole, lihtsalt tuju on selline nagu ta on. Täna hommikul tegin siis ka poseerimist ning ma jäin isegi täitsa rahule, sest et tegelikult on visuaalselt ka näha, et vorm on paremaks läinud. Eriti on minu arvates läinud paremaks eestpoos ja seda kinnitas ka Siim. Küljepoos on suht selline sarnane. Eks tagantpoosis me tahaks saada Tuhara kinnituskohta rohkem välja, et vaatame, kas Eesti meistrivõistlusteks saab piisavalt kuivaks selle koha. Et ongi, et ülakeha on tegelikult juba piisavalt kuiv ja tahaks nagu kehale öelda, et ära siit ülevalt enam võtta seda rasva, et võtta ainult siit Tuhara alt on ja et tahaks seda välja saada. Aga kahjuks nii see ei toimi. Ja tihtipeale võib juhtuda nii, et selleks, et jalga piisavalt kuivaks saada, selleks hakkab siit ülevalt nagu liiga palju juba minema. Aga näis, vaatame. Eks ma usaldan enda treenerit ja ma lähengi nüüd varsti treeneriga koos trenni. Vaatame, mis ta räägib, et ütles ka, et selle nädala eesmärk oleks siis minu väsimust alla saada, minu lihaskangust alla saada, sest ma käisin küll laupäeval pikas massaažis, aga pühapäeval oli jälle trenn ja siis ma tegin vist midagi põlvele liiga, sest et trenni lõpus oli põlv nii valus, et ma lonkasin ja see läks üle, aga eile, kui ma kardiot tegin, siis pärast kardiot ka korraks kuidagi jalg käis imelikult ja jälle valu ja lonkasin, et mingit vigastust küll siia ei tahaks, et tuleb selle keha eest hoolt kanda ja paratamatult lihtsalt tunnen, et lihased ei taastu enam niimoodi ära, et vastikult nagu kanged, valulikud on pidevalt, et jah, et ega see prep ei ole kerge.
No ei, teisipäev on ja ma olen mega väsinud. Ütlen ausalt. Aga eile käisid mul siis padelitreninaised külas. Me degusteerisime jäätist, tegin neile soolaseks ampsuks siis tortilla wrappi barbecue kanaga ja magustoiduks siis oli 3 erinevat jäätist. Ja mulle toodi nii ilusad lilled. Mulle nii meeldib, kui kodus on värsked lilled. Et mega nunnud. Ja siis täna hommikul siis läksin 8 gymmi. Trenn oli anda. Siis tegin enda trenni ära, kardio ära, 1 trenn veel ja siis tulin koju. Ja ma söön alles nüüd korralikuma toidu ja ma näitan kohe teile, mis ma siis endale tegin. Mis oli täiega mingi küpsetise lõhn ja pumpkin spice'i maitseaine segu lõhn tuli mulle kohe ninna ja ma mõtlesin, et ma teen täna omleti, et siukse piraka omleti, kukeseened on siin sees, lehtkapsas, paprikat veidi, siis mul on kohvi ja magustoiduks on mul siis puder, maguspuder, kuhu ma riivisin sisse siis kõrvitsat, muskaatkõrvitsat, maitsestasin ohtralt pumpkin spice maitseaine seguga, tume šokolaad, chilliga, maapähklivõit natuke ja vaarikad, et ma täiega ootan juba seda, see on mega jamm ja head isu mulle. Hommikust, et kolmapäev on ja kell on 8 ja mina siin kõnnin oma unise näoga. Aga eilne ringtrenn läks täitsa hästi ja olgugi, et ma olin nii väsinud, aga tore oli ja alati on tore olnud. Käisin eile infraponomatis. Ja uni oli täitsa hea, aga ma olen ikkagi nagu nii väsinud. Ma tunnen, mu terve keha on nagu nii nõrk ja jõuetu ja ma tahaks ikka endiselt ainult magada. Täitsa lõpp. Kus mu energia on, ma tahaks seda energiat saada kusagilt. Aga ja igal juhul juba eile oli mul natukene vähem süsivesikut ja nüüd siis tuleb 2 päeva järjest, kus mul on süsivesikud üsna madalal ja valk on kõrgem, mis mulle iseenesest nagu sobib, mulle meeldib valku süüa ja süsivesik põhiline tuleb mul siis jälle köögiviljadest. Ma isegi raske seda kätt praegu üleval hoida. Aga igal juhul praegu ma kõnnin siis FMS protseduurile, et see nädal 2 korda käin seal ka. Et eelmine nädal jäi vahele mul täitsa vist. Et jah, lähme vaatame. Ma loodan, et päeva peale või millalgi tuleb see energia ka mulle, et peaks kohvi jooma, et ma polegi kohvi veel joonud. Aga jalutan siin, teen oma samme, kogun kilomeetreid, siis meil on programmis kilomeetrite kogumise väljakutse ka.
ja no niikuinii tegelikult nagu üldist aktiivsust ma pean ikkagi üleval hoidma, sest minu keha on sellega harjunud. Täna teen oma ühe trenni ka ära, mis oli tänasel päeval veel kardiot ka veidi, aga trennid on sellised kergemad ja Siimu trennist on mul endiselt nagu lihased nii valusad, eriti just lailihas, seljalihased on nii kanged. Aga ilm on mega ilus, et jaa, täiega ilus on. Selles suhtes uskumata, et nagu see sügis on ka nii ilus olnud, et nii palju on päikest olnud ja on ka sombuseid aegu olnud, aga üldiselt on suht hea. Jah, okei. Pikka lobisemist enam ei tee, et aitab küll, et lähen siis kõnnin edasi. Nonii, täna on siis jälle meil süsivesikuvaene päev, mis tähendab seda, et ma söön palju köögivilju ja pigem söön selliseid köögivilju, mis on siis vesised, et ei anna liiga palju kiudaineid, et ei tekiks kõhus rasket tunnet. Ehk siis siin on salat, mille ma maitsestasin õunaäädika, stevia ja soolaga. Siis ma röstisin kõrvitsaid soola ja natukese kaneeliga. Siis siin on megapirakas omlett, hästi palju munavalget, 2 muna, kukeseened, natuke lehtkapsast ja light juustu ja natukene siis lahjad majoneesi. Ja see omlett sai nagu tõesti mega õhuline ja ma usun, et see sai mega hea. Ja hommikuti ma joon alati ka siis tühja kõhu peale klaasikese Ferlat ning kohvi tegin. Ja suure veepudeli panin ka endale valmis, et ikka veetarbimine oleks ka okei. Jah, aga ma nüüd söön, naudin oma hommikusööki. Nii, teen siis endale food prep'i. Ma ütlen ausalt, et minu väsimuse tase on lihtsalt level 1,000,000. Üritasin siin endale natukene veidi meiki teha, et see nii palju välja paistaks, sest et ma lähen varsti gymmi trenne andma. Aga mul on vaja üks toidukord kaasa teha ja ma tegin topeltportsjoni, et ma söön 2 korda järjest põhimõtteliselt sama toitu. Ja ma näitan siis, mis ma teen, et tegelikult kana ma juba küpsetasin ära, et see on siin järgmiseks toidukorraks. Aga jaa. Ma põhimõtteliselt optigrillis röstisin köögiviljad ära. Et need nüüd siin on valmis. Aga ma panen need nüüd, võtan siit ühe purgi ja panen need köögiviljad siia purki.
kaste. Siin on siis kõrvits, siin on tomat ja paprikas ja sool. Küüslauku ma ei pannud, sest et minu kõht väga ei talu küüslauku viimasel ajal ja pigem ma ei riski sellega, et mingi kõhuvalu oleks pärast. Aga muidu sobiks siia küüslauk ka väga hästi ja kes sibulat talub, et siis ka sibul, et võib kõik koos nagu ära röstida. Nii. Minul on siis juhtmevaba saumikser, mis mul on siin. Hiljuti just laadisin ta täis, et see peaks toimima. Siin mul see ots vajalik on otsas. Nii, ja ma panen hästi nõks siia vett ka. Ja vaatame, kas me saame selle siin ära blenderdada. Täitsa toimib. Nii. Ühesõnaga, see tuleb nüüd siis võrrelda. Ja panen see kreemisuse jaoks ka seda trühvlimaitselist Philadelphia toorjuustu, mis ma siis Rootsist kaasa ostsin, et selle peabki ära kasutama nüüd. Vaatan, kas mul on seda siin piisavalt palju. Ma tahaksin ise siia 40 grammi saada. Vist isegi on. See oli 20, 33. Ja selle nüüd hästi kreemiseks saada. Nii ja selline. Ja maitsen, võib-olla on mingit soola vaja või juurde. Tegelikult ei olegi. Väga hea on. Enne ma küpsetasin ära või nagu kergelt aurutasin siis lillkapsa, aetoad ja see on ka siis 2 portsjoni jagu. Ja ma valan selle kogu kastme siia peale. Segan selle nüüd siis läbi. Aga muidu see kaste sobib hästi ka pastale, aga kuna minul täna süsivesikuid on praktiliselt, null ei ole, 100 grammi süsivesikut söön, aga see tuleb väga kiiresti täis köögiviljadest, et see on siis pigem köögivilju, et ikka kõht ka püsiks täis. Nii. No nii, kaalusin siia endale portsjoni ära ja kuuma fritüüris sai mul siis valmis kana. Täna selle kanagaasit. Ja seda kana sai ka päris omajagu, 200 grammi kanafileed. Küpsetasin ära maitseainetega kuuma fritüüris krõbedaks. Nii ja see siis tuleb minuga kaasa ja kui ma tagasi tulen, siis ma söön samasuguse portsjoni veel ja siis on mul üks toidukord veel. Siin on siis minu veider õhtusöök. Jällegi omlett, et muna ja 300 grammi munavalget, kodujuustu ja lihtsalt, et rasvalt täis saada maapähklivõid. Ja tegin teed ka endale ja söön selle ära ja lähen ruttu tuttu, sest ma olen nii väsinud.
no hei! Täna on meil neljapäev ja ma magasin täna mingi 9 tundi. Ehk siis sain päris pikalt magada. Aga mul oli ikkagi väga raske voodist üles tulla. Tulin üles, mõtlesin, et hakkan toimetama, läksin voodisse tagasi, pikutasin. Ja niimoodi mingi selline 3-4 korda. Sest et väsimus on endiselt olemas. Aga ma ei tea, nüüd päeva peale kuidagi ma tunnen, et on natukene paremaks läinud. Tuju on paremaks läinud. Olen saanud nii palju head positiivset tagasisidet oma tegemiste kohta oma klientidelt. Ja see on nagu tuju väga palju paremaks teinud. Ja ma tegelesingi siis siin arvutis programmi asjadega ning tegin programmis osalejatele siis 2 uut retsepti, sest neljapäeviti on meil uute retseptide päev. Meil ongi nagu programmis selline kindel struktuur, et iga päev on kindel asi, kindel teema, millest me räägime või mida ma jagan. Päike on päris ere. Aga jah, praegu on kell siuke 4 ja ma mõtlesin, et ma tulen lõpuks teen ühe jalutustiiru. Mõtlesin, et kas ma lähen jõusaali ja teen trenni ära või tulen jalutama, sest ma tahan nii mõlemat teha. Aga kuna ilm on nii ilus ja praegu veel päike paistab, siis ma mõtlesin, et ma teen enda jalutuskäigu ennem ära. Ja nagu oleks pidanud varem juba tulema. Nagu see päike teeb juba tuju nii heaks. Nii mõnus. Nii ja mõtlesin siis, et jagan natukene, jutustan natukene. Et tõesti pühapäevast saadik on mul suht meeletu väsimus olnud. Ja siis ongi kuidagi nii raske mõelda sellele, et nädala lõpus on võistlused. Et just nagu tahaks, et oleks elevus sees ja selline ootusärevus sees ja aga see väsimus lihtsalt hetkel on matnud selle kõik maha ja mulle ei mõtlegi, et tahaks pikutada ja võib-olla rohkem süüa ka, aga kusjuures isegi nagu toidu pealegi ei mõtle nii palju kui selle peale, et tahaks lihtsalt puhata ja olla horisontaalasendis. Et üks õhtu siin oli, et mõtlesin, et ma ei viitsi isegi süüa teha ja süüa, aga pidi tegema. Ma tegin ja sõin. Aga jah, et see näitab juba seda, kui dieedi ajal on sellised mõtted, et ma ei söö seda viimast toidukorda ära. Ma lähen lihtsalt magama, et siis see näitab, et sa oled väsinud. Sest muidu nagu enamus ajast ikkagi nagu täiega ootad igat toidukorda. Sest kõht on tühi. Ja iseenesest nagu kalorid mul ei ole väga madalad. Aga minu keha on selle kaloraažiga defitsiidis. Ja eks prepi lõpp ka või selles mõttes, et kaua aega ei pannud ka dieedil. Eks muidugi see väsimus ja kõik see kuhjub. Mis puudutab kaalu, siis esmaspäeval oli mul uus madal kaal, mida ma tundsin täiega juba pühapäeval, et on tulemas. Aga siin nüüd on jälle kaalu veidi ülespoole visanud. Aga no ongi, ma Siimuga arvutasin ka, et ega see kaalunumber võibki kõikuda. Ja praegu loeb nagu ikkagi peegelpilt rohkem ja ilmselgelt vorm on läinud paremaks ja võrreldes Rootsiga on ikkagi edasiminek olnud. Ja ma loodan, et ka poseerimine on paremaks läinud ja ma suudan seda vormi ilusasti laval ka esitleda siin nüüd pühapäeval. Et täna juba ma tunnen, et mul tekib väike elevus sisse, et kuna homme on juba registreerimine ja
ja homme lähen juba Tallinna, et jah, homme on vaja asjad pakkida, hommikul käin veel FMS protseduuril, tuleb viimane trenn ära teha, viimane kardio ära teha ja siis bussiga Tallinna. Et Martin ootab mind seal ja Martin käib minuga siis kaasas ja vlogime minu selle nädalavahetuse võistluseid ka. Et tegelikult on juba põnev ja kui ma nüüd hakkan mõtlema selle peale, ignoreerima seda väsimust. Et jah, et siin hommikul ma tegin ka poseerimist, kuigi üldse ei tahtnud neid kingi panna jalga, aga siis ma nägin Karina story't ka kingadest, et kuidas ta ka üldse ei viitsinud ja siis ütleski, et aga just sellel hetkel, kui sa tunned, et sa ei viitsi, sa just nimme lähed teed selle ära ja nii on nende asjadega, et kui sa teed asjad ära siis, kui sa ei viitsi tegelikult teha neid, see kasvatab selles mõttes ja see tekitab endas sellist eneseületuse tunnet, head tunnet. Aga ja poseerisin ja tegin mõned tiirud ja i-kõndi harjutasin ka. Ja mulle endale tundub küll, et jalg on parem eestpoosis. Ja i-kõnd on ka mul natukene kindlam. Olen pisut neid üleminekuid siin korrigeerinud. Ja tunnen ennast järjest kindlamana ja järjest rohkem, et see i-kõnd on minulik. Et jah, loodame, et saan seda esitleda ka. Täna ma jagasin Insta stories enda kohevat omletti ja nii paljud küsisid, et kuidas ma seda teen. Ja ma mõtlesin, et ma jagan siia ka nüüd. Et nipp on selles, et hästi palju munavalget on. Et see omlett koostus mul 2 munast, 180 grammi munavalget. Klopin lahti ning panen panni peale. Ja lahti kloppimisel ma lisan hästi natukene vett, et siis on lihtsam nagu seda ühtlaseks kloppida. Aga me ekstra ei vahusta munavalget. Läheb pannile ja siis ma natukene nagu panni peal segan seda, et kui need ääred nagu hüübivad kiiremini ära, siis ma lükkan need nagu keskele, natukene segan, siis panen kaane peale, madalal kuumusel siuke 6 peal. Küpsetan kuni on hüübinud, et just ainult ühelt poolt ja nipp ongi selles, et kaane all ja ainult ühelt poolt. Siis panen juustu, lasen juustu sulada ja murran pooleks. Ja ongi ülim hea, ülimaitsev, ülikohev omlett. Et tänage mind hiljem siis. Aga ma panen nüüd midagi klappidesse käima, kuulan miskit positiivset ja kui jalutuskäik on ära, siis käin kodunt läbi, lähen need spordihalli ringtrenni andma ja pärast ringtrenni teen seal samas enda trenni ja kardio ka ära, et jääb seekord õhtusse see trenn, aga nii on okei, et kui ma arvutis nokitsesin ja taas kui ma nagu hoo sisse saan, siis on raske pidama saada ja vaatadki juba, et kell on nii palju, et jätsin seekord õhtusse trenni, mis on okei. Aga vaatame, mis homme saab. Ja võib-olla näitan trenni ka, et mis ma teen, kuigi ma teen midagi hästi kergelt, et ei midagi erilist. Ja, aga olgu, tšau!
헤어진 후 널 거절하니 후 설레 보이던 너의 사진 아름다울 수 없던 우리 추억을 널 겹쳐 이런 더러움으로 Oh no Oh baby I loved you just the way that you are You must do the same or you're not in it 내 자체로 만족한다는 듯이 Get up on it and do Get up on it and do My channel's thriving on it Don't see the online Get a little bit of my yeah Get a little bit of my ooh I'm shining without you So bright, baby so bright Focus on me Focus on me Focus on me Focus on me Nii, täna on siis süsivesikutega laadimine ja minu hommikusöögiks on selline suur ports putru, kus on siis ka mett, pumpkin pie spice maitseaine seguga maitsestatud, banaani, kaneeli ja natuke šokolaadi. Ja eelroaks nii-öelda siis 2 muna ja kurki ja kohviga muidugi. Ja naudin seda nüüd täiega. Teate, ma täna tabasin, et kui Kerli süsivesikuid saab, siis tal on tuju palju parem. Et need 2 päeva, mis on süsivesiku vaesed, et kohe ma nagu tundsin emotsionaalselt ka, et kuidagi raskem olla, kuigi muidugi hästi paljud ütlesid mulle, et on ka täiskuu ja oligi täiskuu ja tegelikult täiskuu mõjutab ka päris palju mind. Aga eelmine kord oli ka nii, et nendel 2 süsivesiku madalal päeval tundsin, et tuju oli ka nagu nii halb. Või nagu, kas just halb, aga oli nagu emotsionaalne ja tujud käisid üles alla. Aga täna ma tunnen, et on selline stabiilselt hea tuju ja ma väga-väga ootan neid võistluseid juba. See on siin mõned riisikalettid veel ära. Nii head. Naudin kohvi ja siis ma lähen teen pesu, sest kogu keha on vaja ära raseerida. Ja ma tegelen sellega täna kodus. Ja kella 3 paiku stardib Tallinna. Ja minu 3. toidukord, et on riis, kana ja kurk. Riisi ma keedan siis nii, et ma panen vette ka kardemoni ja tähtaniisi ja siis saab eriti mõnus aromaatne riis. Ja peal on siin natukene sriracha kastet, et teravust ja pisut maitset juurde. Aga muidu suht selline igav toit, aga toit on kütte. Ja tegelikult on maitsev, see riis on nagu täiega hea, kui panna neid vürtsega vette. Ja head isu mulle. No nii, mul on trennis käidud, FMS-is käidud, sõin putru,
galette, tegin riisi valmis, kana valmis, teen varsti ühe söögi ja pesus käisin, juuksed pesin ära ja kogu keha raseerisin ära, välja arvatud selg, et seda aitab Martin teha mul Tallinnas. Ja jah, enam-vähem on asjad pakitud. Ma pean käima veel fotopointis mikrofoni järel, sest tellisime ühe mikrofoni, et siis paremini võib-olla filmida, et heli oleks parem ehk. Mis veel? Tegelikult ma alguses mõtlesin, et lähen bussiga ja ainukene okei aeg oli kella 1-le bussile, teised ajad, või tähendab, teised bussid olid kõik täis juba. Ja siis ma jäin lootma selle peale, ma ostsin küll pileti ära, aga kuulutasin ka, et küsisin, et kes liigub Tartu-Tallinn poole ja ma saan ühe tüdrukuga Tallinnasse kella 3 paiku stardime, et see andis mulle natukene lisaaega, et ma ei pidanud hommikul nii meeletult kiirustama. Ja bussipileti ma tagastasin, et pool hinnast saab tagasi vähemalt. Natukene korrastasin kodu, et kui tagasi koju tulen, et mulle alati meeldib, et oleksid asjad kõik omal kohal ja enam-vähem korras ka, et siis on hea mõnus tulla puhtasse koju tagasi. Ja, ma ei teagi. Pärast putru ja galette igal juhul sooned hakkasid kohe välja tulema, et tundsin kohe, et keha reageeris. Ja keha lihtsalt imestas süsivesikud endasse sisse, sest et neid oli ilmselgelt vaja, kuna 2 päeva oli nagu suht madal. Ja ma siin toimetan edasi, käin siis fotopointis ära ja siis juba varsti ongi start ja õhtul regamine. Tšau!